sa seal ukse peal tegema pidid nii kaua? No pidin täitma mingisuguse ankeedi, et kui ma haigeks jään, siis minu enda vastutusel, et siin on hästi külm. Tere tulemast Eestisse! See oli küll ajarännak praegu. Nii vara hommik on juba meil, et oi. Me oleme ikka Eesti ajas. 2 kuud on möödas. Me lähme kell 4 öösel magama ja ärkame kell 12. Ja kell 2 tuleme hommiku kohti jooma. Nii on. Vahest tulime varem. 12 vaikus, siis oli lõuna. No 12 on lagi, mis me oleme kodust välja jõudnud. Meie maja uus kohvikoht. Nad on vist 3. nädalat siin. Ja eile me kirjutasime neile tagasisideks, et võiks olla flat white ja saimegi. Aga nagu menüü sellel paberil ei ole. Veel ei ole aga ta küsis, et aga äkki teil siis flat white'i. Jah, mul on cappuccino vähemalt. Saame võrrelda. Kohvi eksperdid või siis lihtsalt snoobid testivad. On küll kangem. See ka. Meie lihtsalt teema oli selles, et see nende cappuccino on natukene lahja ja siis me kirjutasime sinna tagasiside paberile, mille nad ise andsid, nad annavad kõigile seal oma prooviperioodil. Sa võtsid pahtu praegu? Kirjutasime tagasiside paberile, et hakake flat white'i ka tegema nende jaoks, kes tahavad kangemat tiimajooki. Ma jõusin kohvipilti sinna. Aga kes on veel snoobimad võivad kommentaari panna, et mis vahe on flat white'il ja cappuccino'l. Sest et praegu ma näen, et siin cappuccino'l on vahtu rohkem, flat white'il on vähem. Aga ise flat white on päris hea. Väga hea. Aga mis on vahelt cappuccino'l, kus on topelt espressot ja flat white'il? Mitte midagi. No võt, eks igalühel on sellest oma arusaam ja tuleb katsetada. Ei päkapikk tõi mulle sükse vetsuvõti. Jah, vaata. Päkapikk tõi vetsuvõti niimoodi umbes täitsa. Sealt peab hakkama võtma seda välja ja sööma ära vist. Jah. See ongi nagu see pump, millega torusid tõmmatakse umbist. Siis topid selle suhu. Ma ei topin alati vetsus selle suhu, teema näha. Ma kohastan vetsu ära siis. Harja ka või hambaid? Jah. Pistad sa ka hambaid? Jah. Päris maitse või? Väga hea. See kõige pruun šokolaadi hambapasta. Wow, mis masin siin on, vaadake seda. Harley. 3-rattaline. Mina ei tea. See oli Harley või mitte, 3-rattaline. Ei, mis 3-rattaline? Oli küll või? Ei, 2-rattaline. Oi, 2. Mega lai. No väga uhke, vaata. Lõvi kammustus. Jazz, oli väga mõnus. Trummar mängib elektritrummidega ja jumal lahedad soundid on tal. Tavatrummi komplektiga saaks ühte sound ainult. Tal seal on 1000 komplekti.
Hispaania maitseid maja ees. Maia tegu käib suure panniga. Rahvas tumiseb nagu Hispaanias. Vägev. Ja meie lähme ära. Selles mõttes tasuta pidu. Meil on vaja jõuluturule jõuda. Toru. Need on need. Klaver jah. Ma tean seda. Vaata valgusest, siis näed. See on eriti äge. Kaleidos. Mingit jõulukinke viima. Kodupere inimest. Eesti inimest. Näiteks mida? Tamiilile näiteks. Selle. Meie ostsime mänge endale. Kusjuures selle mänguga on siukene lahe lugu, et kui me käisime Siimuga selle aasta alguses Tais Ohoh. ühel saarel. Appi! Ei lenda. Me käisime Tais ühel saarel nimega Kohkood ja seal läksime ühte kohta, tellisime omale joogid ja siis samal ajal, kui me ootasime, siis baari naine tõi meile selle sama mängu. Ja siis me seda mängisime, mõtlesin, et issand, kui vahva mäng, et tahaks selle otsida üles kuskilt AliExpressist või kus iganes seda võib-olla müüakse, sest see tundus selline hiinakas. Aga ma ei teinud seda. Aga siiamaani mõtlen, et jumala lahe mäng. Ja nüüd see mäng tuli ise minuni. Ja kohe, kui ma nägin seda, ma mõtlesin, et me ostame selle suva, et me ei saa seda kaasa võtta. Ei võta vähe. Võtame Siimuga kaartule. Topime kõik Siimule kohvrisse, Siim viib Eestisse. Ma panin valesti. Tagurpidi või? Jah. Reegla. Ländab küll, jah. Tõmbab tööle. Ja ta lendab lahti. No, lase lahti. Ei tähenda ära lase. Appi. Peame õues proovima. Jaa. Aga kui ta õues lendab... Lendab või? Et ma arvan, et kui ma lasen äkki lahti, siis ta ei lenda ära. Paneme äkki talle nööri külge siis igaks juhuks. Ta lendab minema. Päris hea, appi! Päris lähe. Vau, lähe. Võtta. Appi! Jaa, pead käe alla, sai tegelikult. Võta kinni! Paneme! Sul jõulud on käes. Meil hakkasid juba jõulud, nüüd me täna on 7. detsember. Väga olnud. Homme on teine advent. Kahe käega peab mängu. Teise käega hoida. Et lükkame lõpuni. Juba on hirmus ka. On jah. Okei, ma tean. Sai teise käega. Kuna kõik No nii, ei hüppagi või? Kas ma panin valesti või? Ei tea. Äkki siin on mingi asi. Ta keeras. Ta kruttis seda pead. Jaa. Ups. Ma arvan, et ma võib-olla kaotan. Aga ärme tee praegu võidu peale. Teeme kaotuse peale. Ei, ärme tee See üldse. ehmatuse peale. Ei, ärme tee üldse mängima. Laiad lendab. Oh my god. Kuidas sa kisasid? See on ju palju. Palju mahu. 7 on
eelmisel korral me ikkagi ei sattunud sinna õigesse topsi, mis on meist üle tee. Nüüd me jõudsime. Siin on Eesti kuus müügil. 379 000. Võta riisi. Nagu õige teestades ikka siis riisi. Mida siis enam süüa? Meil on kartulikotid sellised suured. Ja. Väge. Just, niimoodi võib alla tulla. Hirmus oli või? Jaa, väga. Päris kõrgel oli. No nüüd järgmine. Ma mõtlesin, ma kukun lihtsalt alla. Ma tean, ma mõtlesin, ma olen näinud teisi, aga Jaa. no, see tundus See nii on siuke masin, mis kaalu järgi võtab ära. Ma ei suuda seda teha rohkem. See on hirmus. Sa võid alla ronida ka, aga sa ei pea ju tulema. Ja võid ikka. Päriselt. Midagi. Minust see on just lõbus osa. Aga see olgus tundub, et ma kukun lärts kohe. You can do it! Jõpe hirm. Ei, see on päriselt hirmus. Midagi. Tulime sööma taas kord natukene kohalikumasse kohta. Mis me siis saime? Liisa sai pelmeenid. Pelmeenid olid Wontoni nime all. Sealiha pelmeenid tegelikult sisuliselt. Kuidas maitsab? Päris hästi. Väga maitsvad, ma proovisin ta. Täitsa siuke nagu puljang ja selline tuttavlik. Siim tellis kevadrullidega nuudlisalati põhimõtteliselt. Väga hea. Ja mina tellisin krõbeda mereanni pannkoogi. Riisipannkook on see. Siin näeb ta selline välja, et seda saab teha nagu 4. Siis ma panen sinna neid juurvilju vahele ja keeran selle siia riisipaberi sisse ja kastan siia. Vaadake nüüd, kui ma liigutan oma seda kätt, siis see liigub selle vahel. Ma arvan, et ma tean. Jah, tean. Tulime Vene toidupoodi otsima ja sattusime kuhugi väga nurgatagusesse kohta. Jumal lahe, me oleme kesklinnas, täiesti kesklinnas. Kuradi ma 10 miljonit elanikku ja siin on nagu kuskil maavahas oleks jälle. Jumal äge, kohalik elu, seal mängivad. Maal. Hello! See on jah, nagu seal Hoiannis oleks kuskil väikses külavahe tänaval. Külaelu. Lapsed tahavad tere inglise keeles. Vaadake. Ega kui siin üles lükkaks mälukaotusega, siis küll ei arvaks, et Ho Chi Minhis oleks. Täna kraabime kokku kõik pikad riided, mis meil vähegi on. Mõni üksik asi ikka leidub. Me lähme talvele lumemaale. Jah. Lumeotsingud viivad meid kuhugi täiesti uude linnaossa, kus me ei ole varem käinud. Või me ei ole enamustes käinud siin suures linnas. Aga jaa, see on kuskil täiesti teises kohas, kuhu muidu ei satuks. Siit tänavalt saab kõik asjad kätte, mida vähegi vaja on. Küll siin oli jalgrattaid, ehitusmaterjale, kodukaupu, telefone, statiive. Riideid. Kontorirõi või? Eesteid, teema tehtud. No jah, kõike. Jõuluvärk. Jõulupood, noh. Jõuluasju on väga palju. See ongi sellises riigis jumal äge.
sellises suures ja arenenud linnas, aga ta on ikkagi Aasia riik. Et kõrvuti on nagu mingi ultramoodne mingi ehitis, mingi süsteem, mingi ettevõte nagu ülimaailma tasemel. Ja siis seal kõrval on selline kellegi koju tehtud pood või mingi suhkruroose mahlaputka või tänavanurga restoran, et need on siin külje kõrval. Ja see ongi äge. See on äge. see pole aga. Ja ma lugesin selle ultramoodse Singapuri kohta ka, et see on samamoodi, et need linnaanud tahavadki, et see olekski niimoodi, et ikkagi ei kaoks ära see kohalik elu ja kohalik kultuur ja sa saad seal ikkagi seda Aasia toitu ja seda tänavanurga panmiid ja mis iganes siis tahad enne. Aga seda seal samas väikses linnas, mis on Hiiumaa suurune, seal on mingid maailma kõrgemaid majad ja maailma rikkamad inimesed elavad, Jackie Chan, kes seal kõik elavad oma villades, mis maksavad 33 miljonit. Aga nad saavad sealt välja sõita ja võtta tänavanurgalt mingit suppi. Viimased soojad, siit saab vist pilet. Tikket. Ostame siis mulle siis kindad. Mis sa seal ukse peal tegema pidid nii kaua? No pidin täitma mingisuguse ankeedi, et kui ma haigeks jään, siis minu enda vastutusel, et siin on hästi külm. Ma ütlesin talle, et mul on kodus palju kelme või teil siin. Keegi laseb meid sisse või? Peame ise minema. Vaata tõesti. Thank you! Thank you! Wow, ossarroi! Siin on räige küll! Tere tulemast Eestisse! See oli küll aja rännak praegu. Nüüd ma saan aru, miks 2-tunnised slotid küll. Ma hakkaks juba vaikselt minema välja. Kapuutsin ole rõsk! Nii sürr on ikka olla, et me oleme talves, siin on talveõhk, siin on külm. See on lihtsalt nii sürr. Väga veider, et väga ilusti tehtud ikka oli. Räigelt päeva. Mul käsi juba külmetab telefoni hoidmisest. Tulevad Eesti ajad meelde küll. Ma küsisin, et ma oskan ikka meeldekaga vastu. Väga ilus on see kõik nagu see on jää. See on päris jää, see on jõhkralt külm. See on nii ilusti tahutud sirge. Räige külm on täitsa versus. Ma ei tea, kui palju see on. Mingi 10, -10. Siin on, issand jumal, ta istub lühikeste pükstega. See tüdruk, ta on lühikeste pükstega siin jäämaja peal. Normaalne. Jõhker jää, peaaegu oleks kukkunud. No nii hakkavad tulema sealt kuskilt. Täitsa vekkis. Juhuu! Jee! Uulalla! Eile oli Imagine... Kaamera läks udus. Eile oli Imagine Dragons siin. Mõtlesin, kas nad esinesid sees, aga ei võimanud. Siin, jah. Võite lapsi on tuleb. Siin oli vanusepiirang 10.
sellepärast me ei tulnud Imagine Dragonsi kontserdile eile, et Liisa on 9. Täiesti nagu saunas oleks, saunas. Nad on siin alles mõne päeva tagasi avanud selle lumevärgi ja nagu läbi mõtlemata on paljud asjad. Näiteks tualetti peab minema üle tee, aga meil on need talvesaapad jalas. Nüüd me tallame nad mustaks ja teeme nende ilusa valge lume mustaks, aga talvesaabastega. Ho Chi Minhis päris jah. Aga õnneks lahke onu saadab meid. Muidu me otsiks seda siin majade vahel. Ma ei tea, kui kaua. 7 päeva. Me saame puhastada jalad ära, saame kunstmoed. Ja meil talveaeg jookseb. Talveaeg, me saime 2 tundi talveaega, millest pool tundi meil läks juba niigi mingi saabaste proovimisele ja ma ei tea millele, allkirja andmisele, et aga ega me ei suutnud seal üle 10 minuti olla, selles mõttes ei ole nagu mitte midagi hullu sellest. Ei ole. Väga küll. Ma lähen järgmine nädal Eestisse. Jah, nädala pärast. Teisipäev. Mul hakkaski nende jalanõudega seal õues käies jube palav. Nii et väga hea, thank you. Katse number 2. Enne pidasime napilt 10 minutit vastu. Vaatame siis. Kaua me nüüd peame? Veerikool töötajad -10. Mul tuli praegu täiega see Eesti tunne, see kui sa oledki külmas olnud õues, siis nagu lähed tuppa sooja, teed mingi kuuma joogi, siukene, et noh. Cozy jah, see ongi see osa talvest, mis kindlasti nagu paljudele meeldib see hubasuse tekitamine ja see ongi, kui sa lähed, nina on ära külmunud. Jaa, aga kas sa ei teada, et enne mõnu on ikka kannat? Ja, ma tahtsingi seda öelda, et see tunne ongi sellest, et ma siin praegu kannatan, on ju. Ja siis lähen, relaxin, lasen lõdvaks. Mõned teevad isegi trenni selle nimel, et pärast on hea olla. Panen kamina praksuma ja võtan mingi sooja joogi ja praegu mul tuli täpselt see tunne, et nii, kohe meil saab siin aeg läbi, on kannatatud küll, lähme nüüd kuskile ja lõdvestume ja mingi soe toit ja mega mõnus, aga see ongi mõnus sellepärast, et sa oled enne kannatanud. Aga Eesti toitu tahaks küll. Aga kes kannatab, kes ei kannata, Liisa siin väga naudib loomulikult ja eks siin on ilus küll, selles mõttes väga tore koht. Aga me ei pea siin eriti vastu ja esimene kord olime 10 minutit, siis 20 minutit ja nüüd vist 15 minutit lähme vastu ja teeme pilti ka. Jah, teeme pildi siin. Ma väga imetlen neid töötajaid siin, kes passivad siin järjest. Thank you so much. Telefon udune. Ja Auru sauna. No nii. Reisil käidus seal Põhjamaal ja Põhjalumad. Jaa. Jaa. See on nagu täiesti Auru saun. Täiesti Auru saun, jah. Hoopis teine tunne on süüa, kui oled külmast tulnud. Toot oli nii väga maitsus. Seal on jah need Vietnami stiilis mööbel. Mis räägid siin? Et järgmine nädal, kui ma lähen Eestisse, siis Tallinnas lubab ikka 7 kraadi sooja juba, et selles mõttes kevad hakkab tulema. Jääkere. Ülevaataks päris hea. Drooniga filmid. Väikse tsipelgad. Ma olen neid filminud küll tornides, kus ma käinud olema. Siin on hästi populaarne kasutada sellist taksot. Et rolleri takso. Roller tuleb, võtab su peale ja viib kiiresti punktist ära punkti peale. Meie, pole vist vaja mainida, et meie pole seda kasutanud.
ei saa kasutada. aga ma arvan, et need rolleritaksod võtavad nagu kindla peale maksimaalselt ühe inimese peale, et nemad sul tervet perekonda peale ei võta. Ja ma ei ole kellelgi näinud ka mitu tükki peal. Hoi-Annis nägin päris palju, ka turistid kasutasid seda teenust. Nüüd lähevad meil siit keerama. Peegli. Läks natuke pihta, peegel läks natukene portsu, pole hullu. Keerame paremale, ta läheb vasakusse ritta. Tal on mingi oma plaan. Meil on vaja saada paremale, jah. Aga ta ei taha nagu minna. Ega need rollerid ei lase ka. No, ta läks ise siia ritta, ma ei tea miks. Mõni laps magab rolleri peal. Tulevad koolist, ema võttis peale.